Kus oma meeskonda lood, sa oled ju erinevates meeskondades olnud, sul on ka rikkalik kogemus, mitte üks kord, mitmeid kordi. Et mis on seal tähtis? On mingid printsiibid või kus sa üldistad oma kogemust, et mis juhul on edukas juht, kui ta oma meeskonda loob? No võib-olla mina toon ühe momendi veel välja ka see, et ütleme niimoodi, et üks kord, see oli siis Maksu- ja Tolliameti ühendamisel, ma kujundasin oma meeskonda. Muidu ma olen liikunud organisatsioonides ja ma olen kohandunud nende inimestega töösse, kes on. Ma püüan nendes inimestes saada see väärtuse kätte, nagu ma kirjeldasin, selliste erinevate meetoditega olla otsustaja, tegutseda kiiresti, proovida nagu minuga sammu pidada, sest lihtsalt võib-olla ma liigun mõnikord nagu kiiremini, kus sa tunnetad ära kui sinu partnerid. Nii et see on nagu omapärasest, miks ma selle rõhutan, tavaliselt juhtide vahetus toob endaga kaasa inimeste alateadliku hirmu, et ta tuleb luud ja tegelikult vahetab meeskonda, siis mina ma ei ole seda rõhutanud, aga ma teadlikult näen, ma eeldan, et inimesed näevad, et tegelikult ma ei muuda, kui inimene tahab ise edasi põrutada maakeeli ühesõnaga tulemuste või selle strateegiate puhul. Aga see ongi see, et see ongi selline dünaamiline protsess, nii et ma ei ole lõhkuja tüüp ühesõnaga. Ja ma ütlen veel kord, et ainult Maksu- ja Tolliameti joos ma elasin läbi sellise ka huvitava nagu perioodi, kus sa tegelikult otsisid meeskonda ja siis nagu öeldakse, hakkasid nendega koos kasvama. Ma ei ole teisisõnu, et ma ei ole selline, loomulikult omades pikaajalist kogemust panganduses võiks eeldada, et ma ütleks niimoodi, et teatud plejaad pankureid on minu õpilased, et ma võiks ju tegelikult parimaid tõmmata, ma kasutame lihtsustatud sõna nagu samposse ja seda võib-olla teatud eelist ära kasutada, siis ma pigem jätaksin neile selle võimaluse, oleks nendega partnerid erinevates tehingutes, teades ette, kuidas nemad mõtlevad, sest me oleme mõttelaadilt nagu ja ehk ei kasuta sellist teed, vaid ma püüan nagu oma inimestega edasi liikuda.